ja Rakvere Tarva katkise kulmuga tänane tsenter Kaido Saks, et räägi esimesed emotsioonid sellest hullumeelsest mängust Tartuga ära, et kuidas te selle võidu ikkagi välja imesite lõpuks? et head võit oli. Meil, nagu tead oli, meil on siin koroonaviirus viis paar venda rivist välja ja täna pidime sellise koosseisuga mängima ja kõik pingutasid ja tuli hästi välja. Sa ise panid 6 kulpi, ma eeldan, et see on su karjääri rekord. Ma ei tea, arvatavasti jah, võib-olla. Aga kus need tulid kõik? No ikka kõvast kaitsest. Aga teil mängis ainult 8 meest täna. Kas te kuidagi valmistusite nagu eriliselt ka selleks mänguks, et suure osa ikkagi jõus ja pikkuses jäite alla, aga kuidagi siis kompenseerisid? Sellise pooliku koosseisu vastu on igal võistkonnal tegelikult raske ennast käima saada, et ma tean seda tunnet täpselt, mis Tartul vendadel oli, et ega me pidimegi lihtsalt pingutama ja õnneks tuli see mäng meie poole ära lõpuks, et nii ta läks täna. Iseloomusta natuke Kluuditi see mängu, et see mees kõik tartlased, kes ette võttis, kõik ta üle mängis ja pani seal üle 30 punkti lõpuks. No ta on hea kutt, ja eks me selle peale elame, et kui meil teatud vennad hästi mängivad, siis me õnnestume. Samas, kui oleks tal need visked mööda läinud, meil see täna lauda ei olnud, eks ründas, et oleks võib-olla teisele poole läinud, et täna läks hästi. Aga kui raske sul seal all maadelda oli, ma tean, et noorema mehena sa väga ei tahtnud sinna korvi alla minna, aga täna oli täielik sundus, aga tundub, et tundsid hästi ennast. Ei olnud väga hullu, jah. Ma ei tea, nad kuidagi kasutanud ära ka seda, et okei oli. Aga mis siit nüüd edasi Tarval on, et kas mehed varsti naasevad või panete samasuguse koosseisuga edasi? Meil eks nad loodetavasti ikka naasevad. Reedel muidugi ma ei tea, kas ja kuidas, mis seisund on, aga eks me näeme mängult edasi ja siis eks paistab, kes meil järgmine kord jälle rivis on. Ja tundub, et te olete natuke selline sats, kelle vastu play-offis keegi väga ei taha sattuda, et kui teil vise läheb ja mäng lippab, siis olete kõigi jaoks ohtlikud. No nii on ja täpselt nii, nagu sa ütlesid, kui vise läheb ja samas on nii, et kui see vise ei lähe, siis me oleme omadega võib-olla hädaseks. Et praegu jah, täna õnnestus ja täna oli okei. Aga aitäh teile nii Rakverel selle ilusa mängu eest kui ka sulle siis suurepärase soorituse eest ja jõudu! Suur tänu, jõudu!